Selgeltnägijate tuleproovi esimeses episoodis pandi kokku siis võlurid ja nende õpetajad. Seda tehti foto ja objekti katsega ning intervjuuga. Ja muidugi 2 võluri õpetajat tegid Eestis rännaku, vaatasid ufosid ja kutsusid meie ilusasse suve ilma vihma. Järgnevates episoodides katsed jätkusid, nii et jätkame ka enda analüüsi. Teeme selles videos sama mõttemängu, mis esimeses. Me teeskleme, et kõik, mis TV3 näitab, on päris. Kõik, mis kaamerate jääb, juhtus nii, nagu see juhtus. Ja seekord ma luban, et ma ei vihasta. Mul on natuke piinlik oma temperamendi pärast eelmises videos. Alustame siis TV3 järgnevatest katsetest. Selles hooajas oli kahjuks katseid vaid üks ainuke. Inimese tuvastamise katse kinniste silmadega. Inimese. Reaalse inimese. Kogu oma energia ja auraga. See inimene seisis nende ees vaid mõne sentimetri kaugusel ja meie selgeltnägijad ei suutnud peaaegu mitte midagi selle inimese mineviku ja eluloo kohta öelda. Neil oli luba isegi puudutada seda inimest, kuid isegi siis ei suudetud soolegi pihta panna. Kummaline. Nad ei tajunud ei aurat, ei energiat, ei parfüümi lõhna ega isegi käekarvu. Meie võlurid pole selle katse põhjal mitte ainult võimeteta, vaid vaata, et laus idioodid. See on näide ühest suuremast trendist. Mida kaugemale me lähme esimesest episoodist, seda kesisemaks muutuvad meie selgeltnägijate võimed. Kui esimeses episoodis suutsid meie võlurid kõik võimalikku informatsiooni fotodelt saada, soo, eluloo kohta ja kõige kohta, siis järgmised katsed näitasid üpris haledat pilti. Naljakal kombel oli sama lugu ka varasemates hooaegades, kus selgeltnägijad näitasid pea samasugust saamatust. Võlur Anzori tegi oma enda katse keset hooaega. Seal katses andis ta oma õpilastele ümbrikutes foto. Informatsiooni saamine ümbrikust tuli neil väga raskesti, mis tõestab minu hüpoteesi, et energiataju tuleb neil paremini läbi silmade. Ja oligi testidega kõik. Kuid need testid on tegelikult vaid aja täiteks, mitte millegi tõestamiseks. Enamus saatest keskendub inimestele. Majade kummitamine, needused, poltergeistid ja surnud sugulased. Selle video tegemisel oli mul vaadatud 8 episoodi, millest 6 kummitasid majad, 3 üritasid surnutega informatsiooni saada ja 1 oli ühel mehel isiklik probleem. Kahjuks võtavad neist saadetest osa ka elus inimesed. Kõik kurvad ja haavatavad inimesed, kellest on mul natukese ebamugav rääkida. Aga ma pean, kuna TV3 räägib nendest. Ja ma pean oma kaastunde TV3 eeskujul alla suruma. Üks nendest õnnetustest inimestest on Vladimir, kes ei suuda armastust leida. Kogu see lõik temaga on selline mõnitav oma muusika ja dialoogi poolest. Ta oli tige ja ta tegi tigedat nägu ja ta oli... Ta natuke riidlesid oma naisi. See oli ju pahandus muidugi. Aga mis tal siis viga on? Ta on memmekas, ema energia on võtnud naise energiast ülemvõimu. Tal on haaknõeled diivani küljes, mis hoiavad mingit energiat kinni ja pani musta maageda peale. Kust seda kõike võetakse? Ma ei tea. Haaknõete kohta ma ka ei tea. Ei, nad hoiavad mineviku energiat kinni ja tekitavad muid halba asju. Miks? Kus see loogika on? Kas kõik abivahendid teevad seda, mis kasutatakse kinnihoidmiseks? Näiteks nööbid, magnetid, lukud või plastmassist haaknõeled? Tähtsad küsimused, mis võivad aidata väga paljusid mehi ja mida mitte keegi ei täpsusta ega küsi. Vladimiri mineviku kohta öeldi ka väga palju asju. Muidugi on see energiataju, kuid ka näojoonte järgi saab minevikku ennustada. Selgub, et näokortsud ütlevad ära, mitu suhet sul on olnud ja kui lühiajalised need suhted olid. Perfektne, kuna siin on midagi, mida me saame reaalselt katsetada. Võtame katseks kellegi kuulsa, kedagi, kelle suhted on avalikkuses olnud pidevalt, näiteks president Ilves. 2006. aastal oli tal 3 kortsu silmade kõrval, 2 lühikest ja 1 pikk.
selleks hetkeks oli tal teist korda abielus. Seega eeldame, et see pikk korts on esimesest, pea 10 aastat kestnud abielust Merriga. Üks natuke tugevam korts on siis Evelin, kellega ta oli pildi tegemise ajal 2 aastat suhtes. Ja 3, väga lühike, on mingi mitteavalik minevikusuhe. Aastal 2016, kui ta oma 3. naisega abielus, on tal endiselt 3 kortsu. Kummaline, eks ole. Mis hetkest need uued kortsud tulevad? Kuidas see toimib? Minu teada tekivad kortsud näoilmetest, mida sa teed, mitte sinu elu käigust. Igatahes Vladimirile tehti 5 rituaali, ennustasid tulevikku, mille järgi kõik läheb ta armuelus paremini. 3 ülesande puhul sooviti saada informatsiooni. Miks krundile on laibad maetud? Mis juhtus ühe pojaga? Ja mida endalt elu võtnud tüdruk tahtis? Väga isiklikud ja väga rasked teemad, mida mina avalikus ette isiklikult ei tooks. Aga tuleb olla hingetu nagu TV3 ja inimkannatustest mõnuga rääkida. Veidra kombel ei saanud mitte ükski neist küsimustest otsese vastuse. Laipade näitel oli vastus juba teada. Mõrvarid tundsid seda kanti ja see toona mahajätud talu oli just hea autode kõrval ja enam varjutud koht, kui laibad tuua. Kuid meie võlurid ei tajunud mitte midagi. Nad tajusid midagi kaevu kohta, midagi küüditamisest ja kõike muud, mida nagu tõestada ei saa ja uurida ka ei saa. Kaduma läinud poeg on surnud. Vau! 20 aastat tagasi kaduma läinud mees on surnud. Väga hea töö. Mida me ilma teieta teeksime selgelt nägijad? Ja ta vist tapeti naabrite poolt. Vaat see on juba karm süüdistus. Aga kuna nad kasutasid sõna vist, siis tegelikult meie selgelt nägijad nagu ei süüdista mitte kedagi. Kuid teate, kuidas saaks väga hästi kindlaks teha, kas need naabrid on mõrvarid? Võtke naabrite fotod, printige need välja ja vaadake, kas te tunnete mõrvari energiat nagu esimeses episoodis. Aga loodame, et nad on tapnud alla 100 inimese, kuna massimõrvarid pole ju tegelikult tapped, teie loogika järgi. Ja viimane küsimus on seotud ühe õnnetu teismelisega, keda internetis ära kasutati ja kes endalt selle tõttu elu võttis. Tegemist on hea õpetliku looga, aga TV3 ei soovi inimesi hoiatada. Nemad soovivad 3 teismelist kaamerate ees nutma ajada. Ja selle saavutamiseks võtsid meie võlurid surnuga ühendust ja surnud rääkisid läbi nende. Ja mida ta rääkis? Ta rääkis, kui kahju tal on ja kui väga ta armastab neid kõiki. Issand meie. Vähe hollywoodlik, aga toimis. Ja TV3 sai oma mahlased pisarad kätte. Nüüd kujutame ette, et mina olen kummitus, kes võtab ühendust teispoolsusest. Mina seda võimalust ära ei raiskaks ja midagi ilmselget ja mõttetut ei ütleks. Ma hakkaks kohe selgitama, et taevas on olemas. See on väga lahe. Soe, punane, lõhnab nagu väävel. Seltskond on ka väga tore. Siin on Hitler, Stalin, Mao. Jaa. Ma tapsin nende ära, ma olen põrgus. Kurat. Selle asemel, et öelda, et ma armastan neid, ma tõestan oma maistele sugulastele, et ma armastan neid sellega, et ma annan neile juhised, kuidas pääseda põrgust. Ma selgitaksid neile, et pääseda põrgust, pääseda kohe hakkama moslemiteks, kuna Allah on ainus õige Jumal. Me sõdime valel poolel. Aga ära nagu ma, see oli väike nali, halb nali, aga saate mõttele pihta. Informatsioon on väga tähtis, eriti teemade kohta, mida me ei tea. Miks mitte keegi teispoolsusest ei valgusta meid sellest, mis seal toimub? Okei, tõesti, võib-olla teismelise tüdruku käest on natuke palju tahta seda informatsiooni, aga võtke ühendust siis Stephen Hawkingsiga, ateistiga, teadlasega, kes kindlasti tahab oma viga parandada. Ütleks meile, mis on õigeusk. Okei, tegelikult see õigeusu küsimus polegi nii tähtis, kuna me teame, et ainus õigeusk on õigeusk. Vähemalt Tansoori ja tema õpilaste sõnul, kuid me siiski saaks võtta ühendust ka muudel teemadel surnutega.
Mul on väga palju küsimusi Konstantin Pätsile, Lennart Merele, Laidonerile ja nad kindlasti tahaks oma saavutustest ja avastustest rääkida. Aga nüüd räägime siis kummitustest, kuna lõviosa saatest keskendub just neile. Kummitused on olemas, neid on väga palju ja nad kummitavad väga imelikke kohti. Nad ei kummita kohti, kuhu nad on maetud või kus nad surid, aga kohtasid, kus nad on paar suve oma elust veetnud raietöölistena või külalistena või aborti teinud või kus on peeglid või kus on nende urn väga pikka aega olnud. Nad pahatihti kummitavad inimesi, kes juhuslikult elavad nendes majades ja pole kuidagi seotud nendega ning nende võimeid võimendab vägivald. Ehk kui midagi vägivaldset on majas juhtunud või maja ümber juhtunud. Nagu näiteks teises episoodis, kus Evaldi meelest on see veski kindluse tornanud ja kuna kivid on verega ja vägivallaga määrdunud või midagi, siis on seal hästi palju halba energiat. No selle veski kohta ma midagi ei tea. Kuid ma tean kive ja hooneid, mis on tõesti vägivallaga kaetud, kus on tuhandeid surnud. Kuidas meie selgeltnägijad üldse Tallinnas, Viljandis või Pärnus viibida suudavad? Teate, kui palju inimesi ainuüksi õpetajate majas on surnud? Kurat, vanalinnas on KGB ja NKVD peahooned, millest te kõik mõnuga mööda kõndisite ja ma igasuguse energiatraumata. Traagiline ajalugu ja rasked sündmused majadega on midagi konstantset, mis igas hooajas võimendavad kummituste võimeid. Muidugi mitte Tallinna vanalinnas, aga talumajades ja sellistes kohtades. Kuid üks asi, mis ei ole konstantne, on viha peeglite vastu, mis sellel hooajal esimest korda tuleb välja. Mitte ükski varasem hooaeg, mitte ükski varasem nõid varasemates hooaegades ei märkinud, et peeglitega on probleem. Kuid see hooaeg, juba 3 saates, on probleem. Peeglid hoiavad kinni hingesid ja sündmusi ning võimendavad neid. Ning jällegi ma pean küsima, kuidas meie selgeltnägijad kirikutes, kus on vanu peegleid nii et tapab ja mujal vanalinnas, kus on ka ajaloolisi peegleid, üldse viibida saavad. Kogu Tallinna vanalinn peaks olema elamiskõlbmatu selle loogika järgi. Et kui ma Club Hollywoodi tualetti lähen, ei peaks ma mitte kartma hepatiiti, vaid poltergeiste. Aga rääkides kummitustest ja nende kartmisest, siis nende mõju inimestele on reaalne ja seda tuleb karta. Nad lükkavad inimesi, objekte, valgust, nad teevad hääli ja on isegi nähtavad. Ja tegelikult see mulle väga meeldib. See tähendab seda, et nende mõju saab mõõta. Ja kui seda saab mõõta, on see päris tõend sellele, mida meie selgeltnägijad räägivad. Alustame nägemisest. Eelmises hooajas sai selgeks, et kummitusi saab pildistada. Kuid millegipärast on see hooaeg täielikult ununenud. Kui ma peaks testi tegema, võtaksin ma Timmeri tütre ja väga palju erinevaid kaameraid. Ja noor Timmer näitaks ette, kus kummitab ja ma ainult pildistaksin. Ja palun väga, ideaalne meetod teada saamiseks, kas kummitused on päris. Seejärel hakkaks loitse lugema ja vaataks, milline mööbel või millised inimesed liiguvad. Siis kordaks testi ja vaataks, kas samad asjad liiguvad ja kui korralikult. Me saaksime teada jõu, millega kummitused suudavad asju liigutada. Ja teate, mis ma siis teeksin või? Selle jõu järgi võtaksin klaviatuuri, mida kummitus jaksab vajutada. Ja palun väga, kummitus saab meile otse kirjutada, mida ta tahab. Kirjutamisest rääkides siis kummitused ja energia ladina tähestikus ei suhtle. Ainult ruunitähestikus. Fekeli joonistas oma tallala ruunid, et energia liiguks. Toor kirjutab oma trummile ruunid, et sõnumid saada. Aga miks just ruunid? Ruunid on tavaline tähestik, mis on saadud ladina tähtedest. Tähestik nagu ongi ladina tähestik, kirillitsa või araabia tähestik. Et miks kummitused, kes seda tähestikku ei tunne, just sellega suhtlevad, no jällegi ei tea. Aga vahet pole, võime oma klaviatuurile kirjutada kas või Egiptuse hieroglyphid kui vaja.
millegipärast TV3 mitte ühtegi seda katset ei tee. TV3 saadetes meil loetakse loitse, erinevaid loitse, mille mõjud on erinevad igas episoodis. Ja ka kummituste käitumine ja võimed varieeruvad episoodist episoodi. Ning unustatakse reegleid nagu see fotoasi. Kui teate, mis on konstantne? Iga episoodi lõpp, kus kummitus võidetakse mingi riitusega. Alati. See on väga igav ja see meid tardemaks ei tee. Ja episoodi süžee kordub kogu aeg. Ja kas te teate, miks see kordub kogu aeg? Sellepärast, et see saade on võlts ja täielikult lavastatud. See saade on võlts selle stsenaariumi pärast, mille järgi see käib. Esiteks, see stsenaarium on alati sama. Kui tihti päris elus juhtub seda, et alati, iga jumala kord saadakse halvasti üle ja maailm läheb paremaks. Teiseks, stsenaarium on väga ebaloogiline. Kolmandaks, see, mida selle stsenaariumi järgi iga episood tehakse, kui seda suudetaks korrata skeptilise publiku ees, Eesti Teaduskoja, Eesti Filosoofia Seltsi, Eesti Õiguse Kiriku või Eesti Riigikogu ees, siis see muudaks maailma ja seda, kuidas me näeme seda igaveseks. Kuid millegipärast tehakse seda saadet oma inimeste ees, publiku ees, mis koosneb varem saates osalenutest ja nende sõpradest. Sellest stsenaariumist ja stsenaariumi vigadest lõviosa minu videodest ka keskenduski. Kuid kui see teid ei veena, siis äkki selle saate lohakus. Ma juba näitasin, kuidas juhuslikult õiged kaamerad õigetesse kohtadesse satuvad. Kuidas kõik videod on monteeritud nii, et mitte midagi aru ei saa ja kontrollida ei saa. Kuid peale nende lohakuste on ka väga kummalised lohakused. Vaadake, Anzori ei räägi eesti keelt. Kuid pole hullu. Ta ei peagi rääkima, ta on grusiin. Aga millegipärast kõik teesklevad, et ta räägib eesti keelt. Saatejuhid, saateohvrid, võluriõpilased, fännid, kõik peavad pikki eestikeelseid kõnesid ja vastavad eesti keelest tema küsimustele. Ja Anzori nagu saaks aru, ise eesti keelt mitte kordagi saates rääkimata. Miks see nii on? Kas äkki sellepärast, et Anzori üritab mingit imidžit endast säilitada? Imidžit, kus ta on kõike teadja, kes traagilisel kombel ei suuda või ei oska otseselt ühele küsimusele vastata. Et tulevikus nagu saates olevad ohvrid ka tema tulevased ohvrid ise vastaksid oma küsimustele. Rääkides ohvritest, siis mina jaotaksin need ohvrid, kes selles saates osalevad, 3 suurde gruppi. Esimene neist on inimesed, kes tahavad kuulsust. Tavaliselt on nad seal oma muuseumi või perepärandi tutvustamiseks, kuid mõnikord ka iseendale tähelepanu toomiseks. Teine grupp on inimesed, kes tahavad õiglust või avalikkuse ees kedagi süüdistada. Ning kolmas, see kõige kurvem grupp, on need, kes siiralt usuvad seda, mida nad näevad. Nende viimaste pärast peavadki saatejuhid show'd tegema. Ja mõnikord me isegi näeme, milline see show välja näeb. Olgu selleks siis numerdatud fotod või saatejuhi vihjed. Ning mõnikord väga harva me näeme ka päris selgelt nägemist, kogu oma hiilguses ja rõveduses. Kui saatejuhid päris vastuseid ei tea, siis tulevad välja sellised suunavad küsimused, ümmargune jutt ja teised petuskeemid. Kuid nendest me räägime mõne aja pärast. TV3 ise kutsub enda saadet tõsieluliseks ulmesaateks. Ulme ehk väljamõeldis. Nad kasutavad Ameerikast välja töötatud ja Venemaal populaarseks on formaati Psychic Challenge. Rääkides Venemaast, siis nende saade on veel võltsim. Mitte miski, mis Venemaa televiisorist tuleb, ei ole päris, leppige sellega. Ja kõik need siin videos esile toodud stsenaariumi ebaloogilisused kehtivad ka nendele.
kuna TV3 kopeerib neid väga, väga täpselt järgi. Nii täpselt, et isegi osalejate välimus ja iseloom on sama. Kuid enne seda, kui Vene mõju meie kanalitesse jõudis, oli üks selgelt nägite tuleproovi 2 hooaega. Need Kanal 2 omad. Kas te veel mäletate neid või? Need Kanal 2 omad olid palju lahedamad kui need siin. Sest toonased selgelt nägijad pidid reaalseid, päris ülesandeid reaalsete, ehtsate skeptikute ees lahendama. Ja saate võitis mitte see, kes küsimustele õieti vastas, vaid see, kes kõige vähem eksis. Teise hooaja puhul ei tulnudki võitjad, kuna kõik põrusid. Kuidas seda selgitate? Miks selline meeletu vahe ja miks Kanal 2 saate päris skeptikutest ja kohtunikest paneel ei võetud üle TV3 saatesse? Kas äkki sellepärast, et nad polnud ära ostetavad ning ei tantsi teie stsenaariumi järgi? Nüüd ärge must valesti aru saage. Kanal 2 selgeltnägijate tuleproov oli ka küllaltki võlts, kuid sealne publik seda ei olnud. Ja mäletan, kohtunikud võtsid spetsnom oma enda esemeid kaasa, et veel lollimaks meie selgeltnägijaid teha. Nüüd, kas te kuulsite, ma ütlesin sõna mäletama, sellepärast, et Kanal 2 arhiivis neid saateid pole. Mis väga kurb, kuna ma väga-väga tahaks neid näha. Esiteks, kuna see on hea vastumürk TV3 valedele ja teiseks, kuna see on väga hea õpetus sellest, kuidas siis päris selgelt nägemine toimub. Päris selgelt nägemises ei ole mitte midagi erakordset ega ebamaist. Ainus, mis seal on inimeste nägemine ja väga hea inimeste lugemine. Selgelt nägijad üle maailma loevad inimesi 2 moel. Kuum ja külm lugemine. Kahjuks tegemist on otsetõlkega, kuna ma eestikeelset definitsiooni neile sõnadele leidnud. Alustame kuumast lugemisest. Tegemist on meetodiga, kus selgeltnägija teeb oma eeltööd ja saab ohvri kohta ennem seanssi informatsiooni. Ja seda kõige lihtsamalt moodusel, näiteks guugeldades. Peale info guugeldamist hakkaksin mina pihta jutuga, et ma näen, et sul on 3 last. Palju sõpru. Sa tegeled vist meelelahutusega, et väga kunstiline inimene. Sul meeldib reisida, sul on positiivne ellusuhtumine, aga ka kurbust. Sul on haiget tehtud. Sind on maha jäetud. Kõige kuulsam kuumlugemise juhtum oli ühe ravitsejaga, Peeter Popoviga, kes väidetavalt sai informatsiooni jumalalt. Kuid hiljem selgus, et ta sai oma naiselt informatsiooni, kes publikuga rääkis, pallusid kogus ja siis raadiosaatjaga neid edasi andis. Ja ma olen kindel, et kuumlugemine toimub ka TV3-s selgeltnägijate tuleproovi saate tagataustal. Külm lugemine on veidi põnevam fenomen. Esimene näide sellest oleksid suunavad küsimused. Kõige esimene küsimus, mis sa küsid seansil, on alati: ma tajun, et keegi on su elust hiljuti lahkunud, mingi selline leinaenergia on su küljes. Selle vastus on alati jah, kuna keegi on alati kellegi elust lahkunud. Nii lihtne see ongi. Sa jätkate teise küsimusega. Ma tajun mingisugust lähedust, mingit energeetilist seost. Siin on 2 varianti. Kui ta ütleb ei, siis hakka sõna lähedust ja seost ümber defineerima. Sa tead, et keegi on surnud, sa pead seda hakkama pakkuma, kuni sa pihta saad. Seost, kas äkki mingi sugulane, ei, sõber, nagu sõber sulle, nagu mingi tutvus, nagu äkki lemmikloom. Nägid, niimoodi liigud vaist kaugemale, mida sellest, mida normaalne inimene läheduseks peab. Üks hetk ta vastab jaatavalt, nii sa küsida 3. küsimuse. Ma tajun mehe energiat. Sul on suurem võimalus mehele pihta saada, kuna kurb fakt on see, et mehi sureb rohkem.
kuid kui ta ei reageeri, ilmselgelt pole tegemist mehega, siis hakka jälle ümber defineerima. Mehe energiat, sest mehist energiat, võib-olla mingi naine su elus, kes äkki võttis perepea töö üle või tegi mehist tööd või palju meessõpru, palju poegi. Jälle niimoodi liigud vaikselt kaugemale. Tavaliselt ohver selleks hetkeks on juba ise väga palju vastanud, sest ärme unusta, et need ohvrid on leinas ja nad tahavad sind uskuda. Ja nende vastused tavaliselt sisaldavad väga palju informatsiooni. Ja, mu vanaema, ta oli tõesti mehisenergia, ta oli perepea, ta oli raske pärast vanaisa surma, neeruvähki suri ja siis ta enda tervis käis alla ja nii edasi. Ta annab sulle asju, millest saad kinni haarata ja seda lõksu suuremaks punuda. Lõpupoole saad sa isegi hakata nimesid pakkuma. Sa tead, mis põlvkonnast ta oli, nii et nüüd sul on ainuke vaev aru saada, mis tähega nimi algab. Tähestikus on 23 tähte ja võib-olla pooled neist sobivad ainult nime alguseks, nii et sul pole palju vaja pakkuda. Paku neid nii kiiresti, nii tähed kui võimalik. Ma tajun E-tähte, ei R-i, ei V-d, ei J-i. J-tähe juures ta reageeris. Siis hakka pakkuma nimesid. Vali võimalikult erinevad nimed. Ma tajun Jutat, ei Jaanat, ei Jelenat. Midagi ta haaras kinni. Ja, mu vanaema oli Jelisaveta tuleb vastuseks. Täpselt seda sa pakkusidki ju. J ja E-d. Ja ohver on unustanud, et sa alustasid üldse oma pakkumist E-tähest ja nimi Juta pole üldse Elisaveta moodi. Aga ohver on leinas ja ohver tahab sind uskuda. Ohver tahab sind nii väga uskuda, et sel hetkel nüüdses etapis tähendab, võid sa talle ükskõik mida öelda. Elisaveta ütleb, et ta armastab sind väga ja ta igatseb sind ja ta on väga uhke su üle. Anna mulle mu 100 eurot. Peale suunavate küsimuste on ka inimeste tundmine. Inimesed on küllaltki sarnased. Me kõik elame, me kõigil on lapsepõlv, vanemad ja sõbrad ning seda informatsiooni saab ära kasutada väidetega. Väidetega nagu, ma tajun, et minevikus sind on reedetud. Keegi väga lähedane tegi sulle kunagi haiget. Sul oli vanematega keeruline suhe. Sul on raskusi inimeste usaldamisega. Sul on sõpru, aga sa pole kellegi ennast tõeliselt avanud. Ja sa tunned, et mitte keegi sind tegelikult ei mõista. Kui täppi ma panin? Kõik need laused kehtivad sinu kohta. Ja kui ei kehti, saame alati muuta sõnade tähendust. Keerulise all mõtlema aga head keerulist, nagu et keegi teine ei suudaks teie keerulisest huumorist aru saada või midagi sellist. Tuleviku ennustamisest on mul juba 3 videod ja neid tuleb veel. Ning nende trikid peaks juba meil selged olema. Üldine jutt tuleviku kohta, mida on raske tõestada ja kontrollida. Mitu vastanduvat väidet tuleviku kohta, nagu et majandus kuumeneb ja aegustub üheaegselt. Ja kui tõesti kõik läheb untsu, mitte millega täppe ei pannud nagu üks ennustaja meil, siis defineeri ümber. Ma ei mõelnud mitte rongi õnnetusi, vaid pandeemiaid. Neptuun tähendab mõlemat. Ja Neptuun tähendab kuputust. Eks ole, Igor? Kuid peale ennustuste ja inimeste lugemise on ka sensitiive, kellel on lihtsalt võimed. Näiteks asjade nägemine, objektide tajumine, mõistusega asjade liigutamine ja nii edasi. Ning nende puhul on tavaliselt tegemist mustkunstitrikkidega. Ja niipea, kui mõni nendest võimetega avalikus ette tuleb, võetakse nad ka kohe vahele. Äkki sellepärast meie selgeltnägijad oma võimeid intervjuudel ei tõestagi. Vaadake YouTube'ist James Randit, kes on 40 aastat sensitiive vahele võtnud. Ja siis saate aru, miks mitte ükski sensitiiv oma võimeid demonstreerida ei julge. Kokkuvõtteks ütleksin ma nii palju, et tegelikkuses on neil riitustel, mediteerimistel ja seanssidel reaalne mõju olemas. Tugev psühholoogiline mõju. See teadmine, et needus on murtud, et rahu on taastatud või et inimese murest on aru saadud, aitab.
see aitab inimesi ja mul pole mitte midagi selle vastu, et see aitab neid. Mina ei pea uskujaid rumalateks ja kohe kindlasti oma vaenlasteks. Minu viha on petiste ja nende toetajate vastu. TV3 vastu, kes annab valetades selgeltnägijatele sellised võimed juurde, mida ei saa muud moodi kui üleloomulikkusega selgitada. Ja kuidas see loob autentsuse aurat meie uutele sensitiividele, kes kohati on ka ise reaalsustaju kaotamas ja oma enda lurri uskumas. Selgeltnägijatest tuleb videosid veel. Uusaasta videodega ma jätkan ja seekord on mul põhiliselt kirbul Marilyn Kerro oma 100 000 kuvamisega. Ma salvestan praegu ta videosid pingsalt oma arvutisse. Olukord on nii hull, et mul kõva ketas hakkab reaalselt lõhkema sellest informatsioonist. Kuid seni kauaks on selle teemaga kõik. Järgmise videoni.